Tere, ma küsin su käest sellise küsimuse, et miks kaasaegne kunst nagu, et inimestes tekitab hästi palju selliseid negatiivseid emotsioone? Mul on mingi oma versioon selle kohta, et miks see nii on ja miks see kõik tundub nagu tavainimese jaoks ühildamatu. Et ma arvan, et meile on nagu koolis õpetatud kunstist suhteliselt valet aru saama. Või õigemini, et me ei vaata, või tihti peale siis see tavavaataja ei vaata mitte seda kunsti, neid teoseid, mis on seinal või väljas või seda objekti, mida talle näidatakse, vaid ta vaatab teatud kontseptsiooni kunstist enda peas. Ja siis ta leiab, et aga see ei vasta, see objekt ei vasta praegu üldse sellele kontseptsioonile, mis temal on kunsti kohta, mis on see, mis tema jaoks defineerib kunsti. Ja sealt need errorid tekivad, aga ma olen tähele pannud ka tegelikult seda teist asja, et tegelikult et kunstihariduse totaalne puudumine on palju parem variant kui puudulik kunstiharidus. Et selles mõttes, et inimesed, kellel puudub kunsti suhtes eelarvamused, ehk siis see sisseõpitud mingit sorti mudel selle kohta või arusaam selle kohta, mis see kunst on, suudavad vaadata objekti, lihtsalt leida selles kunstiobjektis seda, mis talle meeldib ja ta ei mõtle selle peale, et ei küsi enda käest seda küsimust kogu aeg, et kas see nüüd on kunst või siis ei ole. Kuna tal puudub vajadus ja tal puudub ka see eelarvamus selle kunsti kohta, et ma olen tihti peale selliste inimestega kokku puutunud ja nende suhe kunsti on hoopis teistsugune. Et küsin su käest sellise küsimuse ka, et sa kuidagi nüüd hakkasid nagu selles mõttes, et niimoodi väga täpselt seda nagu negatiivset nagu reaktsiooni nagu kirjeldama või tahtsid kirjeldada, aga siin Marek Tamm oma selles artiklis kaasaegse kunsti paradoksid toob välja ühe väga nagu huvitav asja, et kuna kunstnikud elavad nagu fondidest ja grantidest, et siis tegelikult sisuliselt see tavavaataja ongi nagu tasalülitatud, et kõik need fondid kannavad mingit teatavat ideoloogiat, on mingid märksõnad on ju, et kui fond toetab näiteks ütleme sellist kaasaegset feministlikku kunsti on ju, et siis on selge see, et sa ei saa minna sinna ja tegeleda mingi meesšovinismiga, ilmselt on see keeruline, et võib-olla on ka nagu probleem selles, et see tellija ei olegi nagu see inimene või, et see fond on nagu selline ideoloogia või? Kindlasti jah, nad on mingis mõttes ideologiseeritud, aga ma arvan, et see ei ole peamine probleem. Selles mõttes, et kui me vaatame seda, mismoodi rahastatakse nagu teatreid ja ma ei tea, Eestis on vist teatrikülastuste arv on nagu täiesti totaalne ja meeletu. Ja vaevalt, et see kuidagi teistmoodi on, rahastatakse neid teatreid, mida siis mingi ideoloogia peab nagu heaks huvitavaks, neid rahastatakse rohkem, eks ole, draamateatrit rahastatakse rohkem kui Von Krahli rahastatakse rohkem kui Variust ja võib-olla veel mingit väga marginaalset teatrit rahastatakse veel vähemaks. Ja kuskil on, et selles mõttes, et kõik fondid on ideologiseeritud, et ma selle taha nagu väga ei poeks. Ja tegelikult, et kunst, mis suudab iseendast kuidagi teadlik olla, ja tegelikult ka siis iseenda positsioone kuidagi nagu artikuleerida võib olla ükskõik milline. Et ma arvan, et tõenäoliselt on olemas mingid teemad näiteks, mille või mingi positsioon,
mida üldiselt kunstimaailm ja siis kunstimaailma sees tegutsevad need rahastamisinstitutsioonid täielikult kindlasti ei aktsepteeri. Ma kujutan ette näiteks rassistliku kunsti väljapanekut või nagu sinu mainitud meesšovinistliku kunsti sellist jõulist ekspositsiooni näiteks Kumus. Et väga tõesti ei kujuta ette. Aga ma arvan, et tegelikult ega tavavaatajal ei ole mingeid ootusi otseselt selle kunsti suhtes. Et ma arvan, et seal tekib selle nagu galeristi või siis selle vahendaja tegelikult eetos või siis see võib olla ka kunstiõpetaja, tema nagu positsioon, kuidas ta nagu seletab oma õpilastele või oma kogukonna inimestele neid väärtusi või vahendab neid väärtusi või osutab nendele. No üks hoiak on kindlasti inimestel, et see mille otsa me kogu aeg ju tegelikult nagu komistame või mis küsimus on kogu aeg nagu olemas, on ju kõikide inimeste peas, on ju, kas see on ilus. Et see on hästi huvitav, et iseenesest ju esteetika on ju tegelikult nagu teadus, on ju, et tohutult palju on kirjutatud esteetikaalaseid teoseid, on ju, et nii edasi, aga et ma olen hästi palju näiteks vaielnud inimestega teemal, ja sealt ongi väga keeruline nagu edasi minna, et kui nad ütlevad, aga see ei ole ju ilus. Ja siis ma küsin, et aga mis on see toetuspunkt, aga ma ju tean, mis asi on ilu. Nagu tähendab, siin on see üks side veel, et kunst see peab olema ilus. Jah. Esteetika on ilmselt nagu üks kriteeriume, mille kaudu kunsti on ajalooliselt käsitletud, jah, et tegemist on sellise nagu nii-öelda siis mingit sorti kunsti arhetüüpse käsitlusviisiga, eks ole, mille juured ei vii tegelikult aga palju kaugemale 18. sajandist, et see on põhimõtteliselt siuke Johann Winkelmanni ja ütleme siis selline valgustusaja nagu aktsioom, et nii-öelda hea kunst on esteetiline kunst, mis tekitab vaatajas ainult häid, positiivseid ja ülevaid ja õilsaid tundeid. Et tegelikult see kontseptsioon juba mingis mõttes kukkus kokku romantismis, eks ole. Et kui avastati, et tegelikult inimesel on ka igasuguseid negatiivseid, halbu emotsioone, võivad olla väga julmad ja nii edasi ja tegelikult ka kunst võib ka seda väljendada, eks ole. Et iseenesest romantismist alates on tegelikult käinud selle, esiteks siis võitlus mingis mõttes siis selle kanoniseeritud ilu vastu, ja teisest küljest selle ilu samastamise vastu kunsti põhiolemusega. Et 20. sajandi jooksul need kunstifunktsioonid muutusid veel märksa komplitseeritumaks ja keerulisemaks, et aga selles mõttes, et vaataja minu arvates ikkagi peaks seda vastu võtma mitte mingi eelhoiakuga, vaid just nimelt lähenema fenomenoloogiliselt, ehk siis võtma ette selle objekti ja tegema kindlaks selle objekti tunnused, see, mis talle meeldib või ei meeldi, kuidas ta sellega suhestub ja nii edasi. Ja mitte mõtlema nagu selliste nii-öelda üldiste kontseptsioonide peale nii väga, et see ei ole, et nende üldistuste kunstiajaloo ideoloogiatega tegeleb tegelikult, eks ole, kunstiteadus ja kunstiajaloolased, et minu meelest vaataja peaks lihtsalt usaldama oma kogemust. Et ma mõtlen selle peale, et kunagi oli, eks ole, ETV-s selline saade nagu Tegelikkuse keskus, kus siis põhimõtteliselt Kivisildnik
ja Juku-Kalle Raid käisid põhimõtteliselt iga nädal korra kuskil mõnes galeriis ja lihtsalt nagu bashisid täiega siis kunsti, mida neile seal näidati. Ja ühel hetkel, ma arvan, et läks mööda kuskil aasta või nii. Ja ma vaatasin seda nende nagu bashimise rubriiki ja kuna neil oli see kogemus, nad olid lihtsalt nii palju vaadanud, hakkasid tooma seoseid, siis nad ühe korra hakkasid arutama nende asjade üle, et seal oli ju see ja siis toimus niimoodi ja siis ühesõnaga hakkasid leidma nagu täiesti teistsuguseid seoseid ja siis korraga tuli meelde, nad peavad ju peksma seda kunstnikku. Ja siis peksid edasi. Aga lõpuks nad loobusid sellest, eks ole, sellest rubriigist üldse, saada ise läks ka ingusele mingi aja pärast, aga põhimõtteliselt nad kuna nende kogemus ei lubanud neil enam seda kunsti niisama lollakalt materdada, nagu nad sinnamaani olid teinud. Ja selles mõttes, et seal ei toimunud mitte mingisugust muud haridusprotsessi, kuivõrd see, et nad tegid seda saadet, käisid salvestusel, käisid näitustel, eks ole. Põhimõtteliselt nende teadmine kasvas selle kogemuse kaudu. Ma tegelikult usun, et see on ainuke asi, mis üldse aitab, on kunsti vaatamine ja kunstinäitustel käimine. Selles mõttes, et see, et kui sa ütled, et sa ei saa aru millestki, siis ma ei tea, kui sa ei saa mingist matemaatilisest ülesandest aru, siis sa ju uurid seda, üritad leida mingisugused raamatud, eks ole, tuhnida, töötad selle kallal ja sa hakkad aru saama. Täpselt samamoodi on kunstiga ka. Sa vaatad, sul hakkavad tekkima seosed, siis need seosed hakkavad haakima ühe, teise, kolmanda, neljanda ja niimoodi sul kasvabki see võrgustab. Et see on see, kuidas personaalse kogemuse pealt ja üleüldse mitte teoreetiliselt lähenedes või mingit sorti nagu master narratiivi kaudu lähenedes sa hakkad ise endale tekitama seda kunstiteadust. Sellega seosnavalt tuleb mulle meelde see, et ma tõin just analoogse näite, et ma ostsin endale Einsteini filosoofilised ja siis teadusalased nagu tööd või. Tallinna Ülikooli kirjastus oli välja andnud. Ja siis kui ma olin pool tundi seda raamatut lapanud, siis ma saan aru, et ma ei saa mitte midagi aru. Ja siis ma mõtlesin, et mul on need kaks võimalust. Et kulutada Albert Einstein lolliks ja öelda, et ajab jama või siis tegeleda, ütleme selles mõttes, et lihtsalt oma baasteadmiste täiendamisega füüsikas. Aga see, mis sa nagu sellest ontoloogiast räägid, kas sa ei tundu, et seal on ka nagu lõks natukene, et siin on väga hea nagu asi, millele ka Marek Tamm selles kaasaegse kunsti paradoksis artiklis nagu tähele pöörab on. Et on see, et ammu pole kunstivaidluste sisuks enam see, kas kunstiteos on õnnestunud või mitte. Et kas tal on olemas esteetiline kvaliteet on ju, vaid kas on ülepea üldse kunst. Arutelu pole enam mitte esteetiline, vaid ontoloogiline. Et see nüüd, et kui me nüüd nagu jõuamegi sinna staadiumisse, et okei, et me laseme siis ontoloogiliselt seal kõigil vohada, et seal võib tekkida paratamatult see küsimus on ju, et ka siin näiteks ütleme ju kui me vaatame seda Anonymous Pohhi nagu selles mõttes 10 käsku on ju, et siis me võiksime küsida, et kas on üldse kunst on ju. Mingis mõttes on see ju dokumentatsioon millegist, mis oli kunagi kunst. Et see on see, et ütleme, siia on nüüd pandud mingi lugu juurde on ju, aga põhimõtteliselt on võetud erinevatest nagu tegevuskunsti aktidest on ju, mingid fotod, kirjutatud mingi asi, lugu juurde. Neist tegelikult, eks ole, võtame selle konkreetse teose, siis tõepoolest tegemist on mingit sorti performance'i siis dokumentaalfotodega, mida siis on täiendatud, eks ole, tekstidega ja tegelikult siis selle kaudu on need pildid asetatud täiesti uude konteksti, rebitud välja sellest performance'i kontekstist ja põhimõtteliselt on siis tegemist, võiks öelda meetodina siuke recycling on ju. Et sa võtad mingi olemasoleva nii-öelda kujutise või asja, täiendad seda ja see muutub teistlaadseks kunstiteoseks. Ja tegelikult ma arvan, et neil piltidel üksikuna võib-olla siin ei olegi nii suurt tähtsust, kuivõrd just, eks ole, sellise tervikuna. Et mida nad siis kirjeldavad, on siis nagu Anonymous Pohhi AK siis Al Waldrocki, ma ei tea, kas seda üldse tohib nimetada, et võib-olla me peame ikka rääkima nagu Anonymous Pohhist antud nagu kunstiteos. Sa nägid siin Al Waldrocki CV-d, nii et sa võid nimetada küll. Okei, et siis et tegemist on teatud nagu
ütleme siis kunstniku või autori eetika sõnastustega. Ehk siis mida kunstnik üritab siin teha, on sõnastada nii-öelda siis iseenda kunstniku käitumise eetilised printsiibid, eks. Et never take a day job, don't compare ja nii edasi, kõik need loosungid, be connected, be self-sufficient ja nii edasi, kõik need on sellised nagu mingis mõttes siis defineerivad Anonymous Bochi autori positsiooni. Tegemist on mingit sorti siis autori eetika piibliga, et kuidas tema kunstnikuna käitub, maailmaga suhestub või siis ei suhestu või milline on see tema nagu see sisemine eetiline vertikaal, kuidas ta nagu tunneb, et on õige käituda kunstnikuna. Et kas see võib olla kunstiteos? Kahtlemata see on kunstiteos, eks ole. Et kas see on midagi, mida saaks esitada ka mingis teises esituskontekstis, ma ei tea, loenguna rääkida sellest, milline mina olen performance'ina, raamatus lihtsalt piltide järgnevusena ja nii edasi, galeriis seinte peal. Koomiksina. Jah, kindlasti peaks. Aga ma arvan, et see selline nagu äralibisemine või sellisest just nimelt tegelikult selliste, et jah, et kui Marek Tamm ütleb, et nii-öelda räägitakse ontoloogilise määratluse kaudu on või ei ole, siis ja kunst tegelikult kogu aeg selle eest põgeneb, tahab ära libiseda sellise määratluse eest või üheselt defineeritavuse käest, eks ole. Väga raske on kirjandusteos ikka meil esineb raamatu kujul, eks. Väga selgelt defineeritud teatrietendus, publik on saalis, näitlejad on lava peal, siin nagu vaidleks selles mõttes, et vaidlustaks, ütleme, et mis puutub näiteks eksperimentaalkirjandust. Et seal on ju, kui me võtame näiteks Ernst Jandli või võtame Raul Meele mingid kirjanduslikud või Paranoia näiteks, ütleme, kirjastuse, et kuidagi, ütleme, seal ikkagi see kirjandusmaailm defineerib seda kunstiteostena, nagu et saamust, kunstimaailm defineerib seda ka kunstiteostena, et selles mõttes see vastuolu ei ole. Lihtsalt see vastuolu on tavavaataja peas, eks ole, kellel on arusaam kirjandusest. Kirjandus on tõenäoliselt paksu nahkõitesse köidetud Dostojevski teos. See on kirjandus. See, mida kirjutab Toomas F. Aru, tõenäoliselt ei ole kirjandus sellise tava. Ma olen tõesti nõus. Eks ta nii on, jah, aga et see samane see äralibisemine tegelikult, äralibisemine keskselt või ühe keskse definitsiooni käest kuulub nagu, ütleme siis selle kaasaegse kunsti olemusse. Nagu ta peaks kuuluma tegelikult igasuguse kultuuritegevuse olemusse, et sa pidevalt tekitad ühendusi asjade vahel, kus varem ühendusi ei olnud, et või lood neid sellisel viisil, mida keegi varem näinud või mitte näinud ei ole, ütleme, ei osanud nagu enne seda vaadata, eks ole, või näha neid seoseid. Et ja ega siin, et seetõttu mulle tundubki, et see nagu ontoloogiline, see käsitlusviis on tegelikult nagu vähe viljakas, et palju viljakam rääkida kunstiteose õnnestumisest või mitte õnnestumisest, ehk siis see, et kui kunstiteos seab endale eesmärgiks muuta maailma, muuta maailma ei suuda, siis me peaksime teda käsitlema ebaõnnestununa näiteks. Aga võib-olla ta suudab siiski teha midagi muud, ehk siis näiteks muuta kellegi arusaama mingisugusest fenomenist. Ja õnnestub sellega või siis, ma ei tea, paneb kellegi teise näiteks kunstnikuks saama või siis avab mingisuguse ma arvan, et kunstiteose nagu õnnestumine ei saa olla ainult esteetiline õnnestumine. Selles mõttes, et sama hästi võiks küsida, et kas ala see Seebi reklaam on ja seal telekas väga ilus.
et kas see on kunstiteosena õnnestunud või kas see on nagu kunstiteos või et noh, ta ju esteetiline on, eks. Vähemasti mingit sorti esteetikat seal on, et noh, ma arvan, et esteetika on nagu jääkide esteetika. et nagu, et noh, esteetika on ka noh, kõvasti muutunud või noh, esteetika kindlasti ei ole jah, kunsti arutlustes nagu kesksel kohal, et selle üle, aga samas see dimensioon, noh, ütleme, mis on kesksel kohal ja millest tegelikult ei saa mööda vaadata, on teatud poeetiline mõõde, eks ole. Aga see ei pruugi ilmtingimata väljenduda noh, klassikalises plaanis noh, esteetika kaudu, aga teatud nagu poeetiline mõõde on kindlasti, ma arvan, et midagi, mis võiks kunstil olla kõigi muude mõõtmete juures. Et kunst võib olla nii poliitiline, feministlik, väga isiklik, privaatne ja nii edasi, aga poeetiline on üks mõõde, mida sealt nagu noh, mida mina isiklikult alati otsin ja ootan kunstilt. Et see poeetiline finess on midagi, mis alati lõpetab nagu kunstiga minu jaoks. Ja tegelikult siis selle õnnestumisega noh, siis minu jaoks tekitab või siis ei tekitaks. Viimane küsimus sulle, see on küsimus nüüd see maakultuurimaja direktor küsib härra kunstiteaduse käest, et aga mida siis nagu teha, et mis peaks nagu tegema, et inimesed nagu noh, kas siis ontoloogiliselt või kuidagi kogemuslikult või olemuslikult või siis, et mingid teadmised, et mida peab nagu tegema, et see nagu see tasalülitamine või see, et noh, et see ei kõneta enam või et noh, et see nagu saaks mööda või, et inimesed nagu tunneksid nagu rõõmu sellest või? Jah. No ma arvan, et tegelikult noh, üks megaprojekt, mis noh, ma ei tea, see on lihtsalt see, et ega oleme isegi mõelnud selle peale ka Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis ja tegelikult ei noh, kui oleks mingi väga hea üheselt mõistetav vastus, siis seda juba oleks ammu tehtud, eks. Aga mida saab teha ongi see, et käia ringi ja näidata. Ja noh, selles mõttes ja noh, ega Kemmiga me, eks ole, 2014 me hakkasime tegema sellist nagu mastaapset rändnäitust, noh, kus me tõesti siis kolisime nii-öelda muuseumi talveks, eks ole, väiksematesse kohtadesse, alustasime Kuressaarest, siis edasi läksime Valka, siis läksime Raplasse, siis läksime Valka, siis läksime Kundasse ja lõpuks lõpetasime Elvas. Me kõik lõpetame Elvas. Kõik lõpetame Elvas. Ja põhimõtteliselt noh, see oli ka, ega me ei teadnud, mida oodata, kas meid võetakse vastu, kuidas meid võetakse vastu ja peab tunnistama, et see vastuvõtt on igal pool olnud nagu ülipositiivne. Ja siis noh, ja mingis mõttes sa oled nagu aidanud või avanud inimestele, kes noh, et sa oled selle mäe reaalselt nihutanud sinna Muhamedi juurde kohale ja teinud seda noh, ilma igasuguse allahindluseta. Täpselt samamoodi me oleks seda näitust teinud Kumus või Kunstijoones või Tartu Kunstimuuseumis. Me oleks seda teinud igal pool täpselt samamoodi ja me ei tee allahindlust. Ja me teeme täpselt sama kvaliteediga, täpselt sama põhjalikku tööd, ükskõik, kas meil tuleb sinna näitusavamisele nagu 2 inimest, 20 inimest või 400. Et ma arvan, et see on üks väike viis seda teha. Ja tegelikult noh, ja need kogemused on olnud positiivsed. Et selle mõistmiseni, mida me siis neile näitasime, need ei olnud kõik ju mingid väga lihtsad või sellised ühe kujundi laksuga teosed ja maailm avaneb, vaid mõned neist olid keerukamad, mõned neist avanesid
sellisel pikaajalisemal vaatlusel, eks ole, mõni nõudis nagu ekstra süvenemist ja tegelikult me alati jõudsime nagu kohale, inimesed jõudsid nende teostele. Ja noh, ma ei tea nagu paremat, noh nagu ma ütlesin ka, et ma tegelikult ei tea paremat viisi, kui kunsti peab vaatama, that's it, tegelikult kõik on väga lihtne. Et nagu raamatuid peab lugema, sa ei saa kirjandusest aru saada, kui sa raamatuid ei loe. Et kunstiga on sama lugu, sa pead kunsti vaatama, siis on mingi võimalus, et sa millestki saad aru. Aga et noh, ma niikuinii ei saa aru, no siis ei saagi aru saada. Et ja ma saan su jutust aru, et ma olen õigel teel. Sa oled õigel teel, jah. Põhimõtteliselt, jah. Sellega võidki lõpetada.